tere tulemast tagasi, oi kui hästi, väga hästi, igastahes tere tulemast tagasi, me oleme jõudnud Tallinnasse ja me ööbime siin kesklinnas, Viru keskuse vastas, Hilltop Apartmentsi korteris ja näitame siis teile veits lähemalt ka korterit. Pean ära mainima, et meie host on Pablo Escobar. Rene. Ma pean mainima, et meil on kõige puhtamad katlakivis, kõige puhtamad veeteekannad. Nägid, kuidas vastu peegeldas? Katlakivi nietu. Nii et kui tahate head teed või teevett või kohvivett tulla keeta, siis... Tulge keetke siin. Keetke siin katlavaba kohvi. Just. Me oleme Devini sünnipäeval. Tule näita ennast. Tere. Ciao. See on Devin. Tal on birthday party täna. Ehk siis nüüd me oleme siin ilusa vaatega katuse terassil. Ma ei tea. Sööme kohvi. Okay. Ja homme läheme karti sõitma. Ja siis me vlogime teile seda, kumb meist võidab. Mul oli kunagi kart, kui ma olin 5-aastane, aga siis ma sõitsin sellega rehvidesse ja peale seda ma ei tahtnud enam karti sõita. Tordi lõikamisaeg. Let's go! Aga praegu me sõidame sugulaste juurde. Meil on ka Mac kaasas. Oota. Mac on siin kotis turvaliselt. Ega me ei tea, kas need tahavad üldse, et me neid filmiksime nii, et arvatavasti see on nii 50-50, kas me sealt midagi üldse teeme. Igatahes me oleme Tallinnas ja nagu ma enne juba ütlesin, siis me ööbime Hilltop Apartmentsis. Kõige kõvem on see, et see korter on nagu kesklinnas ehk siis üli-easy, sul on kõik käe-jala juures nagu. Too easy! Väike vaheklipp siia. Ma käisin väikse kosmeetiku juures, kelle nime ma ei avalda, sest ta on lihtsalt maailma parim. Ja ta tegi mulle tasuta teenuse. See on sponsord, seekord sponsord. Ütle hästi ka häälega, jaa! Tänane päev on juba õhtusse jõudnud. Kell on 12:43 ja täna me otseselt rohkem ei filminudki, paar klippi mu sugulase juurest ja siis käisime õhtul veel väljas söömas. Ja nii ruttus päev läbi saigi. Nüüd on juba pime. Ülimõnus, et on selline võimalus siin kesklinnas ööbida. Nii et aitäh Hilltop Apartmentsile. Ja homme on meil siis ka mingid plaanid. Vaatame, lähme ilmselt karti sõitma. Siis ma ei teagi, mis meil veel otseseid plaane nagu on. Aga eks siis näeb ja jooksvalt. Nii et tänaseks tšau paka. Tere hommikust! Kätte on jõudnud teisipäev. Ja mina käisin juba õues jalutamas ja siis Sten läks isale appi. Nüüd on meil siis, ma ei tea, ma vaatan natuke telekat ja siis hakkan ennast valmis sättima tänaseks päevaks. Meil on vaja mõned pildid siin teha ja kui Sten tuleb koju, siis teeme süüa ja naudime sööki rõdul äkki või vaatame, mõtleme. Jõhker. Lihtsalt, ma tean, et see on rõve. Aga
näitame asju nii nagu on loomulik, onju. Ehk siis palavan sai nüüd siin tunnike kollitud isaga asju tal. Nüüd midagi muud kui linna tagasi. Siis peaks varsti meile ukse peale koputama söök, kerge lõunasöök ja lihtsalt trenni minna. Selline see. Hello. Thank you. Bye. Esimene on siis minu tahtsin proovida peedikotletid riisiga. Taimsed. Jah, ehk siis see peaks olema vegan toit, on ju? Jep. Aga ma tahtsin hullult proovida seda ja ennem trenni on see ülihea, ma arvan. Nii. Teine, Karmeni. Kanapasta. Võtame nüüd selle maitsmise ette. Hilltop Apartmentsi menüüs siis lõunasöök, on ju? Jah. No, meie võtsime lõunasöögiks seda. Nii. Võib ka õhtusöögiks. Võib ka õhtusöögiks võtta, jah. Proovime siis peedi kotletti. Riisi ja salatiga. Päris hea nagu, et ei ole mingi kuiv, vaata. Nagu lihakotlet oleks. Päriselt või? Aga mulle maitseb. Ma tahan kindlasti millalgi proovida seda vegan elu ka mõnda aega. Ma tahan maitsta sinu omaga. Sest see pasta tundub nagu pealt hästi selline kuiv. Aga tegelikult see kast on nagu alla väljendud, et vaata. Maitse on väga hea. Kana kusjuures ma kiidaksin seepärast, et ta ei ole, ta on täpselt selline keskmine kana, mis kõlbab nagu ülihästi süüa, sest mulle ei meeldi, kui kana tehakse hästi kuivaks või ja, samas hästi paljud kohad jätavad mingi pool tooreks selliseks nagu nätskeks. Sööme nüüd, head isu. Kus me lähme? Me lähme, viime sinu trenni ja siis mina lähen toon Fotopointist meile uue kaamera. Aitäh Fotopoint, et annate meile 8. kaamera, mida saame katsetada. Päris cool, jah? Jah. Tere! Tšau! Vaata kullid! Nii, ma olen jõudnud Impacti saali. Spordiklubi Impact. Ja siin me oleme Mustamäel. Sellises saalis me koroona välisel ajal teeme trenni. Koroona ajal või kui meil oli karantiin, siis me treenerid saavad siin anda Zoomi trenni. Panen oma asjad paika ja siis näitan juba täpsemalt. Kogu see Zoomi treenerisüsteem näeb välja selline meil. Et ma panen arvutis Zoomi tööle, siis ma ühendan selle telekasse ja niimoodi need lapsed seal Zoomiga liituvadki. Ja siis hetkel on mul video kinni, mikrofon kinni ja ma rohkem ei näita ka neid. Ja aga igastahes nii see käibki. Natukese lasen neil koguneda. Lapsed on kohal, kell saab 5, alustan trenniga. Tund aega teen ilusti trenni, mida rohkem noored sportlased seal kaasa teevad kaameratega, siis ma saan neid aidata, treenerid saavad neid juhendada. Rohkem oleks vaja ikkagi saali saada või siis õues kokku saada. Ja nüüd on switch üle
uuele kaamerale või? Paneme settingud paika ja siis hakkame katsetama. Aitäh, Photopoint, et usaldasite meie kätte sellise pildi. Eks me proovime järgi ja anname oma tagasiside seda. What up? Meile tehti praegu selline kingitus. Mul on südamel pagunid ja tunded on viimases vagunis. Mul on südamel pagunid. Südamel pagunid. Mul on südamel pagunid ja tunded on viimases vagunis. Tõrjun su eemale kange kui viski, tuim nagu koka, ei tunne ma miskit, süda juba ammu. Nüüd me oleme laagris, kuna me õigal sõita ei saanud. Ehk siis põhimõtteliselt on storyline selline, et Õismäel me ei saanud sõita, kuna seal oli karditrenn peal ja siis Rene oma kiire reageerimiskiirusega isegi sellises vanemas eas võttis oma telefoni, helistas ruttu laagrisse ja laagrisse öeldi, et muidugi tulge, ilm on ilus, sõidame, miks me paneme kinni, kui raha tuleb sisse, on ju? On sinu või? Vaata, sa oled ka juba kõige ees, nii et... Aga su kaardi peal on number 6, nii et... Mulle tundub, et sa oled 6. 2. Ja Stenil on 3. Võitsin kahtlemata emotsioonid selle koha peal. Kuidas on? Ülikõva! Kas võitsid või? Ma ei usu, Koska võitlus, ma arvan. Koska pani päris kiired või? Jah. Ma nägin teda kogu aeg samas kohas. Ja kuidagi millegi pärast alati, kui ma teda nägin selles kohas, siis ma järgmisest kurvist kohe nägin kedagi teist enda ees. Kes nagu jäi pidurdama. No nii, sõidud on sõidetud. Ma teist sõitu ei hakanud filmima. Aga me ei sõitnud ikkagi nagu kohtade peale, selles suhtes jaa, selles suhtes oli ikkagi fun nagu. Ja nagu ülikõva, sest mina ja Devin sõitsime siin rajal üldse esimest korda. Nagu päris sport oleks teinud. Üldiselt on ikka nii, et sina startisid minu ees ja lõpetasid minu taga. Ja sa läksid esimese ringil mööda. Seega me jõudsin sulle uuesti järgi. Let's go! Õige, let's go! Ehk siis me lähme nüüd ujuma. Me oleme Männiku karjääris. Veikpark pole avatud veel. Laupäev avatakse. 15. mai. Kõik sõitma. Ja nüüd me siin natuke grillime ja... Grillime ja chillime ja mängime pinksi ja tekk on maas. Et saaksime mõnusalt chillida. Siis kui väga külm hakkab, siis seal on nii vanni talvejope, sa tiida sama. Mäku tahab palju. Nüüd proovime siin veel grilli tööle saada. Ja siis teeme kerge pinksi ringi, et ennast soojaks saada ja siis lähme ujuma. Ehk siis see aasta nagu järgmine vend, kes üks esimesi. Ma ütlen, et tegelikult ei olegi nüüd, kui jää on ära sulanud peale Karmeni ema keegi mu ujumas käinud. Oi. Sten, tule välja nüüd. Kõik või? On veel kusagil. See oli ikka päris hea. Aga no järgmisest talvest peab valmis olema. Aga Steniga talisuplust tegema või? Ma tahaks ja võiks. Praegu on tervislik moes. Ja siis käid ka Steniga 10 minti... Ei 10 minti, vaid 10 minti jaanuarikuus ja augus. Ei, selleks aastaks piisab. Sa naudid ja? Sinu jaoks on soe juba või? Ei, ega sa ei saa öelda, et nagu suve on.
see oli eriti kiire praegu. Seda ei juhtu tihti, et väljas peale ujumist tundub nii soe. Kõik, kes on kolmandat videot meil vaadanud, teavad, et ma ei söö teiste kahvliga. Ja nüüd see on põhinali minu üle terve õhtu. Kahvel. Teo vets oma telefoni järgi lähedal. Vabalt. No nii, uus päev on jälle läbi. Oleme nüüd Männikud tagasi. Kell on saanud vahepeal 11.42 ja meie hakkame telekat vaatama veel ja lähme magama, sest homme on vaja vara ärgata. Miks? Sest meil on vaja teha toimetusi. Tööd. Enne tahtsin veel rääkida sellest, et me saime selle kaamera. Ja mis meil siis täpsemalt on Sony ZV-1 kaamera. Ja siis see nii-öelda Sony lisase käestatiiv ka. Et enne meil filmisime telefoniga, mis on nagu not so good, aga ajas asja ära selles suhtes, et kindlasti helikvaliteet väga palju nagu paraneb tänu sellele, et meil nüüd on kaamera, millel on mikrofon ja millel on see tupsuke seal otsas. Ja päev on õhtus. Ja homme näeme. Praegu on see huvitav osa, kus Karmen filmib oma TikToki videoid. Et teha sellele Hilltop Apartmentsile promo TikToki. Okei. Igatahes põhimõtteliselt see on üks osa Karmeni tööst siis. Et ta teeb promo... Ma tulen ju sinna. Jah. Teeb promo klippe. Igatahes jah, Karmeni töö on sotsiaalmeedia reklaam nii-öelda ja turundus. Ehk siis ta teebki erinevaid pilte, videosid. Ma ei oska ise täpselt seda seletada, kõigest siis sellega tegeleb. Ja hetkel siis ongi meil siin terve hommikupoolik läinud seda peale, et Karmen saaks oma töö tehtud Tallinnas ja saame täna maale tagasi minna. Kui kellelgi on vaja sotsiaalmeedia spetsialisti, siis andke Karmeni teada ja mis meil täna veel plaanis on? Töö jaoks pildid, mida ma saaksin kasutada. Sten läheb annab trenne ja siis me saame vist Klausiga kokku. Igastahes ma annan trennid ära, Karmenil on kool. Ja, 17.15 õppib. Paar tundi kooli, ta õpibki sotsiaalmeedia spetsialisti ametit koolis ja siis minul on trennid ära ja peale seda saame Karl Klausiga kokku. What's up? Trennid on antud ja nüüd me tulime, Karmenil on muidugi koolitund, me tulime vastu Klausile ja sealt nad tulevad. Tere! Kuidas teie nimi on? Kuidas teie nimi on? Vabandage. Kuidas teie nimi on? Tere! Okei. Jaa. Selge? Teeme. Lähme Telliskivi. Jaa, lähme. Mis ta nimi on? Dexter! Jou! Kas sa oled sõber teiste kutsudega või? Max ei meeldi Dexterile. Räägi. Mac on liiga peenike. Aru saada. Igatahes põhimõtteliselt me lähme sööma ja kuna söömise ajal ei ole ilus teist filmida, siis me seal ei filmi, aga pärast me ütleme kõik koos teile tšau-tšau ja ehk siis head isu meile. Mul tuleb siin mingi piraatse vibe või ma ei tea, kuidas seda kutsutakse, mingi basseinis. Ja nüüd tüdrukud! Läheb kiiremaks! No nii, kuna me unustasime outro teha sellele videole ja ega meil tegelikult palju öelda ei olegi, nii et
et kui sulle meeldis see video, siis pane like, subscribe ja varsti juba näeme jälle.